Tere kõigile! Sa oled iseseisvalt juba lugenud sarnaste hulknurkade kohta ja täna uurime, milline on sarnaste hulknurkade ümbermõõt ja pindala. Alustuseks joonestasin ma sulle siia 2 kolmnurka. Kui sa neid vaatad, siis sa silma järgi juba ütled ära, et need on sarnased. Ma olen ka nende vastavad küljed ehk siis kõige pikemad küljed omavahel ja ka lühemad küljed siis märkinud sama värvi. Et vastavad küljed olid siis mõlemast kõige pikem külg, mõlemast keskmine külg ja mõlemast kõige lühem külg. Sa tead ka seda, et hulknurgad on sarnased, kui nende vastavad nurgad, ehk siis näiteks nurk A on sama nagu nurk D, nurk B on sama nagu E ja C on sama nagu F, ehk vastavad nurgad on võrdsed ja vastavad küljed on võrdelised. Siit pildi pealt sa näed ise ka, et küljed ei ole sama pikad ehk küljed ei ole võrdsed, vaid küljed on võrdelised. Ja võrdelised küljed tähendab seda, et kui ma nüüd võtan need vastavad küljed ja kui ma need omavahel jagan ehk AB, võtan siis suuremast kujundist kõige pikema külje AB, jagan selle väiksemast kujundist kõige pikema külje DE-ga, siis võtan suuremast kujundist järgmise pikkusega külje ja jagan siis selles väiksemas kujundis ka nii-öelda siis keskmise külje ja viimaseks siis jagan omavahel näiteks lühemad küljed. Et ma teen sellised jagatised ja need jagatised on kõik võrdsed. Need võrduvad mingisuguse arvuga, mis on sarnasustegur. See tähendab, et ma olen siis jaganud võrdelised või tähendab vastavad küljed ja need vastavad küljed on võrdelised, kui need jagatised siin kogu aeg tekib üks ja sama arv. Vaatame korraks selle üle ka, et ma näitan sulle need külgede pikkused. See kõige pikem külg on mul siin 4 suuremas kujundis, väiksemas kujundis 2. 4 jagatud 2-ga saan esimeseks jagatiseks vastuse 2. Võtame siis järgmised küljed. Siin on pikkus 3, siin on 1,5. Nii, teen siis jagamise ehk leian suhte ehk jagatise. 3 jagatud 1,5-ga tuleb ka 2. Ja viimased küljed, kuna need on võrdhaarsed kolmnurgad mul siin sattunud, 3 jagatud 1,5-ga on ka 2. Ehk siis vastavate külgede jagatised on kõik omavahel võrdsed, nad võrduvad 2-ga. See tähendab seda, et need kujundid on sarnased ehk nende vastavate külgede jagatised on võrdsed ehk nende küljed on võrdelised. Siin on väga palju uusi sõnu, aga ma tahan, et sa saaks aru, et mida tähendab võrdsed ja mida tähendab võrdelised. Võrdsed tähendab, et täpselt üks ja sama, nurgad on täpselt sama suured, aga küljed on võrdelised ehk siis mingi arv korda suuremad. Sarnasusteguri kohta sa eile lugesid ka, et sarnasustegur ehk siis see külgede jagatis tähistame K-ga näitabki, et mitu korda on ühe kujundi küljed teisest suuremad. Et tegelikult lihtne asi, see sarnasustegur, mis siin praegu tuli meil välja 2, sest kõikide vastavate külgede jagatised olid võrdsed 2-ga, see tähendab, et suure kujundi küljed on 2 korda suuremad kui väikse kujundi küljed. Ja kuna need kõik vastavad küljed on täpselt 2 korda suuremad, siis need 2 kujundit ongi võrdsed. Kujundite sarnasust kasutatakse tegelikult hästi palju päriselus ka, et kõik maakaardid, eks ole, on ju tehtud ka nii-öelda maakerast on ju tehtud vähendatud koopia nii-öelda. On igasugused fotod, mida sa suurendad, vähendad, et need on kõik tegelikult põhinevad sarnaste hulknurkade omadustel. Et tegelikult see hulknurkade sarnasus on hästi kasutatav praktiliselt ja meie proovime lihtsalt aru saada just nendest erinevatest sõnadest ja loogikatest siin sarnasuse juures. Nii, aga lähme siis üle ja uurime, et kui me teame, et sarnaste hulknurkade külgede pikkused on siis sarnasusteguriga, nii-öelda sarnasusteguri korda erinevad, siis vaatame, millised on ümbermõõt ja pindala. Nüüd üks asi veel, siin tuli meil sarnasustegur 2. See tähendab seda, et kui mul on teada suurema kujundi üks külg 4 ja ma tahan teada väiksema kujundi külge, siis mis tehet ma teen? 4 jagan 2-ga sarnasusteguriga. Aga kui mul on just väiksema külg teada, ma tahan suuremat külge teada ja ma tean, et sarnasustegur on 2, siis ma just korrutan.
Nii et sa pead alati mõtlema loogiliselt, et kas sul on vaja leida suurema kujundi külgesi või väiksema kujundi külgesi. Et siis sa pead nagu vaatama, et kas sa jagad selle sarnasusteguriga või sa korrutad sarnasusteguriga. Et alati ülesandes otsi see loogika ka üles. Nii, lähme siis ümbermõõdu ja pindala uurimise juurde. Ole hea, joonesta nüüd minuga kaasa. Tee endale 2 täisnurkset kolmnurka. Ühe küljed on siis katetid on 4 ja 3, hüpotenuus tuleb täpselt 5 ja teise teeme siis 2 korda väiksema, eks ole, nad on sarnased, pea meeles, sellepärast et kui kõik küljed on sarnasusteguri korda väiksemad, siis järelikult need kolmnurgad on meil sarnased. Ja teise küljed on siis 2 cm, 1,5 ja siis hüpotenuus peaks tulema 2,5 cm. Nii, uurime kõigepealt ümbermõõtusid. Me natukene vaatame näite järgi ja siis tuletame sellest reegli, et ma kohe teile seda nii-öelda reeglit ette ei ütle. Ja arvutame siis mõlema kolmnurga ümbermõõdud. Ümbermõõdu tähis on P, kuna meil on siin 2 tükki, siis tähistame P1 ja P2 ja kolmnurga ümbermõõt, sa tead, et tuleb lihtsalt kõik küljed kokku liita. Ja vaatame, mis me näeme. Me näeme, et suurema kujundi ümbermõõt tuli 12 cm, väiksemal tuli 6 cm. Nii, mõtleme nüüd, mis seos siin vahel on. Me näeme, et sarnasustegur oli meil 2, eks ole, et suurem oli täpselt 2 korda suuremate külgedega kui väiksem. Ja mitu korda nüüd erinevad nende ümbermõõdud. Sa näed, et ümbermõõdud erinevad samamoodi 2 korda, ehk sarnasusteguriga on võrdne ka ümbermõõtude jagatis. Paneme sellega endale kirja, et suurema kujundi ümbermõõt jagatud väiksema kujundi ümbermõõduga on võrdne sarnasusteguriga. Ja me tegime seda praegu ühe näite põhjal, aga tegelikult kehtib see ka kõikide sarnaste hulknurkade korral, olgu nad ükskõik kas 4 nurgad, 5 nurgad, 6 nurgad ja nii edasi. Kui 2 hulknurka on sarnased, siis nende ümbermõõtude jagatis võrdub hulknurkade vastavate külgede jagatise ehk sarnasusteguriga. Ja siit saab nüüd lahendada siis erinevaid ülesandeid, kui meil on antud sarnasustegur, külgede pikkused või ümbermõõdud. Vaatame siis üht ülesannet ristkülikute kohta. Meil on antud ette siis ristkülik külgedega 4 ja 5 cm ja sellega sarnane ristkülik, mille ümbermõõt on 72 cm. Ja tuleb arvutada siis selle teise külgede pikkused. Nüüd alati mina soovitan mõelda, et kumb on suurem, kas esimene või teine. Sest et mina olen alati harjunud niimoodi, et suurema kujundi siis andmed ma tähistan indeksiga 1 ja väiksema sarnase kujundi andmed ma tähistan indeksiga 2. Praegult on antud ümbermõõt 72, nüüd sellel ristkülikul, kus küljed on 4 ja 5, oskad sa ka ümbermõõdu peast juba leida, eks ole. Sa näed, et see ümbermõõt tuleb väiksem, järelikult see 4 ja 5 on siis väiksema ristküliku küljed, tähistame need siis indeksitega 2 ja see indeksiga 1 tähistame siis suurema ristküliku ümbermõõdu ehk P1. Kuidas siis nüüd leida teise külgede pikkused ehk suurema külgede pikkuseid? Sa tead, et kuna nad on sarnased, siis nad erinevad sarnasusteguri nii-öelda korda. Nii et meil oleks vaja teada sarnasustegurit. Sarnasusteguri saame aga leida ümbermõõtude abil. Nii et kõigepealt oleks meil mõttekas leida siis selle väiksema ristküliku ümbermõõt ja me teame, et sarnasustegur on võrdne ümbermõõtude jagatisega ja saame siit sarnasusteguri välja arvutada, mis tuleb meil 4. Nüüd, kuna on vaja leida pikemaid külgi, siis ma sarnasusteguriga, eks ole, korrutan. Vastasel juhul mul tuleks lühemad küljed. Nii et A1 leidmiseks võtan A2 ja korrutan selle sarnasusteguriga. B1 leidmiseks võtan B2 ja korrutan selle sarnasusteguriga. Nüüd teeme siin väikse kontrolli ka, kas selle külgede pikkused vastavad nüüd sellele ümbermõõdule. 20 pluss 16, 36 korrutan 2-ga, tuleb 72 välja küll. Nii et selle teise ristküliku külgede pikkused on 16 cm ja 20 cm. Uurime ka nende samade kolmnurkade abil sarnaste hulknurkade pindalasid. Kolmnurgad on meil samad, eks ole, katetid on 4 ja 3 ja 2 korda väiksemal siis katetid 2 ja 1,5
ja sarnasustegur on 2, eks ole, et küljed on täpselt 2 korda lühemad. Leiame siis nüüd pindalad, vaatame, mis meil välja tuleb. Esimese pindala, kuna täisnurk seal kolmnurgal on, eks ole, üks kaatet on aluseks, teine kaatet on kõrguseks, 4 korda 3 jagan 2-ga, see on 6 ruutsentimeetrit. Teise pindalaks saan ma 1,5 ruutsentimeetrit. Nii, mitu korda nüüd need erinevad? Kui sa nüüd neid omavahel jagaksid, siis enam ei tuleks 2 korda väiksem, vaid nüüd on 4 korda väiksem. Ehk siis 2 ruudus. Ja tulebki välja, et pindalade jagatis on sarnastel hulknurkadel sarnasusteguri ruut. Paneme selle lause endale kirja ka, et kui 2 hulknurka on sarnased, siis nende pindalade jagatis võrdub hulknurkade vastavate külgede jagatise ruuduga ehk sarnasusteguri ruuduga. Kui sarnasustegur on 3, siis pindalade jagatis on 3 ruudus ehk 9. Kui sarnasustegur on 4, siis pindalade jagatis on 4 ruudus ehk 16. Nii et siin on nüüd väike erinevus nende ümbermõõtude jagatisega. Et kui sarnasustegur on 2, siis ümbermõõdud erinevad 2 korda, aga pindalad erinevad 2 ruudus ehk 4 korda. Kui sarnasustegur oleks 3, siis ümbermõõdud erinevad ka 3 korda, aga pindalad erineksid siis juba 9 korda. Näiteülesandes on meil üks ristkülg külgedega 20 ja 24 sentimeetrit ja sellega sarnane ristkülg on pindalaga 30 ruutsentimeetrit ja arvutada tuleb siis just selle teise külgede pikkused. Jälle paneme kirja andmed, aga peame meeles, et suurema sarnase kujundi küljed tähistame siis indeksiga 1 ja väiksema sarnase kujundi küljed siis indeksiga 2. Kuidas ma tean, kas esimene on suurem või teine on suurem? Mõtleme, teise pindala on 30, esimese küljed on juba nii suured, eks ole, kui sa leiad pindala ehk korrutad, tuleb juba suurem, nii et tegelikult need on siis suurema kujundi küljed ehk A1 ja B1 ja see pindala on siis väiksema kujundi pindala. Nüüd, et saada teise külgi, sa tead, et küljed saad sa leida, kui sul on olemas sarnasustegur, et siis sarnasusteguriga, kuna nüüd me leiame väiksema külgi, peaks ma jagama sarnasusteguriga. Kuidas sarnasustegurit leida? Sa tead, et pindalade jagatis võrdub sarnasusteguri ruuduga. Järelikult oleks meil vaja leida ka teise ristküliku pindala, saame selle kätte 480 ruutsentimeetrit. Sa tead, et sarnasusteguri ruut on pindalade jagatis, mida me just vaatasime. Arvutame siis välja selle sarnasusteguri ruudu. Saame, et sarnasusteguri ruut on 16 ühikut. Ja nüüd on niimoodi, et sa pead mõtlema, et mis arv see on, mille sa korrutad iseendaga, ehk võtad ruutu ja vastus on 16. Ainukene arv, mida sa võtad ruutu ehk korrutad iseendaga ja see vastus on 16, on 4. 4 ruudus ehk 4 korda 4 on 16. Järelikult see sarnasustegur on siin 4. Ja nüüd, kuna me leiame väiksema ristküliku külgi, siis järelikult need suuremad küljed lihtsalt jagame mõlemad 4-ga ja saame kätte, et selle väiksema ristküliku külgede pikkused on 5 ja 6 sentimeetrit. Korraks mõtleme läbi, kas see klapib meie andmetega. Leiame siis pindala, 5 korda 6, 30, klapib. Nii et see ülesanne on meil õigesti lahendatud. Proovi nüüd mõelda rahulikult, et mis oli ümbermõõtude jagatis, mis on pindalade jagatis, mis on võrdne, mis on võrdeline, et proovi hästi rahulikult nende mõistetega tutvuda, nendega harjuda ja siis ma usun, et sul tuleb ka ülesannete lahendamine hästi välja.